Tere hommikust! Minu 386 YouTube'i kanali jälgijat. Taaskord pikk paus olnud ja mõtlesin, et lõpetan selle pausi ja teen vahepeal ühe hommiku tervituse. On esmaspäeva hommik. Ma ütleks, et on suurepärane esmaspäeva hommik. Päike paistab pilvede tagant ja on kuiv ja midagi ei saja, nii et sellise ilmaga on, ma ütleks, et hea nädalat alustada. Pole ühtegi mõtet enam ammu aega vahetanud ja sellepärast isegi tundsin puudust sellest, et teiega mõtteid vahetada. Töötempo on olnud kiire ja päris pingeline peal. Nii et ja neile kindlasti, ega ma ei olegi vahepeal jaganud, et mis mu elus vahepeal toimunud on, et kiireks kokkuvõtteks siis, et ma kunagi liitusin pead 2 aastat tagasi, juba 1,5 aastat tagasi, liitusin sellise ägeda ettevõtte nagu Icefire'i tiimiga ja Icefire tegi siis pangandusmaastiku tarkvara tootis üle 17 aasta. Ja ma liitusin Icefire'i tiimiga ja hakkasin seal müügirakukest ehitama ja ise õppima, kuidas tarkvaraarendust müüa. Ja see on olnud üks kõige ägedamaid teekondasid, ma võin julgelt öelda selle 22 aasta jooksul, mis ma müügiga tegelenud olen, kõige ägedamaid teekondasid, töötada koos nii tarkade inimestega ja õppida iga päev midagi juurde. Ja kui meil sai just aastakene Icefire'is täis, siis juhtus selline huvitav lugu, et Icefire ettevõte osteti ära ja Icefire'i ostis ära siis üks hästi kiiresti kasvav tehnoloogia, ma ei tea, kas startup on õige öelda, aga üks tehnoloogia ettevõte nimega checkout.com, kes pakub siis makseteenuseid üle maailma. Ja ma pean tunnistama, et kui alguses oli see hirmutav hetk, et just saime asjad liikuma ja müügi hästi toimima, siis korraks tõmbas nagu vaakumisse, et mis nüüd edasi saab. Aga täna ma võin küll tänasel esmaspäeva hommikul olla tänulik ja öelda, et edasi saab see, et tuleb veel õppida. Ja täna siis müüme maksete lahenduse teenust alustades Balti riikidest, aga laiendame regiooni kindlasti varsti. Aga mis on selle jutu point või mis on selle teekonna mõte? Selle teekonna mõte tegelikult on hästi lihtne, et kus iganes sa täna istud ja oled ja mida sa teed, kas sa oled Eestis või sa toimetad väljaspool Eestit. Kui sa teed müüki, siis sa tead, et müügis on üks asi kindel, et mitte midagi ei ole kindlat. Ehk siis maastik ümber meie muutub iga päev, arusaamad muutuvad, kogu protsess muutub ja ma ütleks, minu arust on see just äge. Ongi äge, et kõik muutub. See nõuab meilt müügiinimestelt, müügiesindajatelt, müügijuhtidelt enda pidevalt täiendamise vajadust, mugavustsoonist välja tulemise vajadust. Ja mina olen võtnud küll ma arvan viimase aasta minu elu mõte on kindlasti see, et kõik ägedad asjad juhtuvad seal, kus sul on ebamugav. Ja ma naudin täiega ebamugavust. Ehk siis, kui mul on ebamugav, siis see tähendab, et ma arenen. Kui mul on mugav, siis mul on chill ja siis ei juhtu mitte midagi. Põhimõtteliselt siis ma tammun paigal või nagu loodusseadus ütleb, et kõik, mis ei kasva, see hääbub ja ma olen siin teinud emaga vahepeal nalja, et ma olen täna 41 ja saan kevadel 42, et millisest hetkest hakkab inimesel taandareng pihta ja et uuringud näitavad, et 45-st hakkab kaar jälle allapoole minema, et kui sa ennast pidevalt ei täienda. Ja ma ei tea, mina kindlasti ei tahaks lasta oma hõjul kärbuma hakata, seega ma pigem õpin ja katsetan seda õpitud kogu aeg praktikas. Nii et ma olen täna väga heas kohas, mul on väga hea meel selles hetkes olla. Mul on väga hea meel siin ilusal esmaspäeva hommikul teiega mõtteid vahetada. Ja te teate seda emotsiooni suurepäraselt, et mõni hetk nädalas võib sul olla nagu kogu maailma power sees, sest sa näed, et mõne suure kliendiga hakkavad asjad minema, vestlus hakkab sujuma, su entusiasm tõuseb ja mõni teine päeva lõpp võid sa olla nii tühi ja nii väsinud ja nii lootusetu tunne, et mitte kuskilt mitte midagi ei suju. Ma arvan, et see on üks müügitöö
paratamatusi, aga teisest küljest ka kõige ägedamaid hetki. Et ühel hetkel sa oled õnne tipul ja teisel hetkel sa oled täielikult augus. Ja me kõik müügiinimesed teame, mitte keegi ei hoia su kätt, keegi ei ütle sulle, oi vaesekene, oi, täna oled küll täitsa tühi. Sa ise pead oma emotsioonidega tegelema. Me tegeleme kahe asjaga, me tegeleme rutiini talumise, rutiini ülesehitamisega ja oma emotsioonide kontrollimisega. Soovitan head saadet, kui tahad kuulata, siis tegime Rismar Marmoriga, Õhtulehe kirjas müügidirektoriga tegime saadet, mida ma praegu siis aasta läbi olen teinud nimega Juhtimislabor. SoundCloudist leiad üles, kirjutad SoundCloudi Juhtimislabor ja saad kuulata, seal on veel ägedaid saateid, mida ma teinud olen. Ehk siis ma loomingulises mõttes ei ole ka päris maganud, et ma iga kuu loen läbi ühe Äripäeva kirjastuse bestselleri ja teen selle kohta ka saate ja kutsun endale vestluspartneri, nii et ma arvan, et sealt on ka head materjali, kui tahad ägedate inimeste mõtteid kuulata. Aga sellel imekaunil hommikul minu kõik 386 kanali jälgijat 4 aastat tagasi tegin ma selle kanaliga algust. 4 aastaga on ülipalju muutunud. Minu elus on ülipalju muutunud, minu teekonnas on ülipalju muutunud. Ma olen siin, kus ma täna olen. Ma olen jaganud mõtteid teiega läbi terve selle aja. Ma loodan, et ma jagan mõtteid ka edasi. Üks asi, mis mul missiooni mõttes on veel Eestis tegemata, on müügikogukonna konverents. Ma olen väga ammu mõelnud, et algatada sellist nagu väga paljuski vabatahtlikkusele põhinevat ja mitte ärilisel eesmärgil ehitatud konverentsi, kus iga aasta saaks müügikogukond kokku. Kui sa oled huvitatud sellest kaasa löömas, siis kirjuta mulle, ma arvan, et varsti ma tasapisi hakkan selle teemaga tegelema, sest see on midagi, mis ma tunnen, et Eesti müügimaastikult on veel puudu ja ma arvan, et ei ole paremat inimest kui mina, kes seda organiseerida saaks. Täna mul lihtsalt väga intensiivne töötempo ja täna ma seda enda eluplaani ei näe, aga see ei tähenda, et see tulevikus siiski kunagi juhtuma ei saaks, et see on üks minu väikestest tunnistustest, mis on veel täitmata. Ja sulle ma soovin tõesti, et kui sa tahad tulevikus lüüa konverentsi tiimis kaasa, siis sa võid mulle julgelt kirjutada. Kui sa oled mu kanalit jälginud ja kui sa seda videot vaatad, siis pane alla thumbs up ja näita, et sa oled kuulajate seas olemas ja sa kõnnid sama teekonda, tunned samu emotsioone ja naudid müügitööd hommikust õhtuni. Ja kõikidele teistele ei saa lubada, millal me järgmine kord näeme. Me näeme järgmine kord siis, kui mul tekib mingi hea mõte, mida teiega jagada. Iseenesest neid mõttevärgatusi käib, aga vaatame, millal ja kuidas ja mis. Igal juhul ma soovin sulle suurepärast müüginädala algust ja tee endast kõik sõltuv selleks, et tulemused oleksid sellised, nagu sa soovid. Ciao!